tere tulemast vaatama esiliiga 4. vooru kohtumist, kus omavahel lähevad vastamisi Flora U21 võistkond ja Nõmme United. Võistkonnad leiame keskjoone peale ja suhteliselt toodud on ja eks saame näha, ilmselt tuleb siukene kiirem ja pikem pall sinna kohe ründajate suunas. Saab juba hakata vasturünnakule tulema siin nüüd korralikult neid punamustades mehi sinna Flora kasti jõudmas ka. Begasvili ja oi, läks sealt kavalalt tõstma ja võib-olla isegi Mullin paremal äärel siis jõuab selle palliga sinna kasti ka. Korralik löök lagus vahel ja lõppude lõpuks ikkagi Nõmme Unitedi mängijate poolt osavalt ära klaariti. Kalli Mullin taas palliga löögikoht ka ja nüüd pannakse sealt ka selle peale vilet, et nõutakse sealt kohtunikult kaarti. Vaatame selle ära. Kauglõi koht vinnastab ja lööb ka. Natukene ebamugav pall kukkus seal täpselt enne väravavahti maha ja Laap enesekindlalt mängis välja, tõi selle palli lühidalt välja, kuid siis lõppude lõpuks ikkagi eksiti Begasvili ja nüüd jälle kavalalt see mees. See nüüd muutunud selleks, et pall hoopis Nõmme Unitedi valduses. Koka palliga, terab pall kasti, sest nüüd saab kastis keerata, jätab ikka ja sealt tuleb ära. Ja no mees, kes Flora nii fännidele kui staffile ilmselt tuttav on, sealt tähistamiseks ei lähe, aga number 49, Zakari Begasvili ja kui senimaani on otsinud seda väravat kavalalt, siis nüüd ühtlasis ka koondseis 10-0 ja esimene pall ikkagi Floras on esimesena seal jaole. Saadetakse see pall uuesti kasti ja sealt nüüd löök raami peale ka, aga Lapa. Ja sealt nüüd kui vabaks jääb ja esimest korda saame ära näha selle, et peaaegu 66 minutit kogunud ja nüüd on natukene näha, et Flora ka oma rünnakutes vaatame selle ära ja sealt Lapa nüüd toob selle välja. Ütleme nii, et selle mängu saatus oli juba ja hoiab selle Flora vee peal, et jäi muidugi enda jutuga pooleli sinna, et kella peale nii palju minutit tiksunud on Flora rünnakut ka pisut teravaks ja siit tuleb teine ära ja vaata, et saame öelda, et teine värav, vaata, et peaaegu samasugune nagu esimene. Pall mängitakse keskele ja seal ei keegi muu kui Florale tuttav mees, number 49, Zakari Begasvili. Külmavereliselt. Kokku kogutud on, vaatame selle olukorra siit ära ja oi, sealt nüüd jääb kuldne võimalus kasutamata, oli see igati korda läinud. Sihitud võimalus ja Laagus toob välja selle. Kehv palli kaotus justkui sükene must puude ja saame näha, kas Flora suudab selle olukorra siit nüüd ära karistada. Kukutakse ja tuleb siit nüüd ka kalastamise eest teine kollane kaart, mis tähendab, et vahetusest sekkunud Martin Kukoneni mäng jääb täna ikka. Muidugi siin Kaivoja ka oma kaartide jagamisega siin eriti lõpuminutitel natukene heldemaks läks ja tuli neid mõlemale poole, aga saame sellega tänase kohtumisega kokku võtta, sest et Kevin Kaivoja lõpuvile kõlab ja